Probot. Pöörab robot ümber ja vajuta sisselülitus ja heli nupp sisse. Tema liigutamiseks 25 cm edasi vajuta mis tahes suunanoole nuppu, näiteks edasi ja seejärel kõunuppu. Korda seda ja robot liigub edasi 25 cm, peatub ja seejärel liigub veel 25 cm edasi. Vasak ja parem nool on automaatselt programmeeritud liigutamaks roboti 25 cm pikkuste sammudega ja pööramaks 90 kraadi, kuid see pole veel kõik. Teistsuguste vahemaade ja pöördekraadide saamiseks kasuta samasuguseid käske nagu varem, aga pärast lisa veel soovitud sentimeetrid või pöördekraadid. Robot mäletab kõiki käske, seetõttu saab programme lisada sammhaaval. Käske saab ühendada, seega vajutades edasi ja paremat noolt 4 korda ning seejärel kõunuppu paneb roboti liikuma ruudukujulise mustri järgi. Iga külg on 25 cm pikk. LCD-ekraani kasutades on võimalik luua keerulisemaid liikumisi, kasutades tsükleid ja määrates liikumise kaugust sentimeetrides ning pöördenurka kraadides. Pliiatsi abil saab robot joonistada väga täpseid kujundeid ja kinnitada sisestatud programmi õigsust või jälgida liikumise marsruuti. 5-nurga joonistamiseks, mille iga külje pikkus on 15 cm, tuleb kirjutada järgmine programm. Korda 5, edasi nool, 15, parem nool, 72, lõpu sulg. Programme saab muuta kasutades kustuta nuppu, mis võimaldab kustutada ühe käsurea või kogu programmi. Roboti mällu saab salvestada kuni 32 programmi. Igale programmile antakse number vahemikus 1 kuni 32. Programme saab omavahel ühendada, et luua veel keerulisemaid koode. Robotil on ka 8 eelkirjutatud programmi, mida saab eraldi käivitada või ühendada teie tehtud programmidega, sealhulgas sisse ja välja lülitumine valguse või helitaseme muutumisel või reageerimine kas esi- või tagumise puuteanduri kokkupuutumisele millegiga. Robotil on taaslaetavad akud, mida saab laadida, kasutades arvuti USB-porti või USB-laadijat. Täislaadimine võtab umbes 2 tundi ja annab 8 tundi kasutusaega.